meie oleme Jan ja Ken. Mina olen Jan. Ja olen Ken. Ja me moodustame sellise poiste bändi nagu Wispace. Ehk siis meie kaubamärgis on sees sõnaühend tark ruum või tark keskkond. Mis natuke peegeldab seda, et me kasutame hästi palju erinevaid metoodikaid oma töö tegemisel. See on väga hea amet. Selle ameti juures tekib hästi suur mõistmine tegelikult nagu mitte lihtsalt nagu kunstilises või esteetilises või sellises nagu visuaalses plaanis, vaid tekib nagu süsteemide hoomamine nagu hästi sotsiaalses või ühiskondlikus plaanis. Asjad nagu jooksevad kokku läbi disaineri mõtlemise. On võimalik kuidagi nagu vaadata asjade tuuma või protsesside tuuma ja seeläbi nagu aidata ka kliente või siis inimesi üleüldiselt ja ka ennast tihtipeale, et filtreerida välja see tuum, miks mingit asja nagu on nagu hea teha ja miks see nagu inimestele nagu kasulik ja vajalik on. No algselt oli võib-olla mitte plaan seda ametit valida, oli plaan minna hoopis telerežiid õppima, aga kuna saatuse sõrmede ja erinevate asjaolude kokku sattumisel sattusime selle ametisse ja kuna mu vend on ka ees selles ametis, siis see amet tegelikult on jube äge ja see on pannud silma särama. Ja pigem just sellega, et see režii ja see telemaailm tundus hästi põnev, kuna on hästi loogiliselt üles ehitatud mingid filmid, millel on sissejuhatus, kulminatsioon ja lõpp ja samamoodi nagu novellidel hästi üles ehitatud, et siis analoogse lähenemisega me oma põhitöös ehitame keskkondasid siis ehk ruume või lisame siia juurde, tegelikult ma lõikan su jutusse praegu sisse, aga et ütleme, me diplom on meil sisearhitekt ja see, et me disainimaastikule oleme niimoodi sisse imbunud, see on siuke meie enda kuidagi nagu impulsist või kirest nagu kantud. Ja siis need kaks asja kokku panduna moodustavadki siukse nagu keskkonna nägemisele. Eks siis selles mõttes ongi põnev, et see esialgne haridus tuli nagu sisearhitektina, kus õppisime nägema maailma natuke teise nurga alt ja üles ehitama seda, et kui me sisearhitektuuri raames toome tootedisaini nii või teisiti, loome sinna mööblit ja objekte, et siis disaineritega ja disainiliiduga liitudes ja kogu selle protsessi jälgides on hästi põnev jälgida seda metoodikat, kuidas seal üks toode valmib. Ja siis me oleme seda sama metoodikat võtnud ka üle oma keskkondade loomisse ja sisearhitektuuri. Et me oleme võitnud mõlemast valdkonnast tegelikult ja me tunneme ennast juba hästi. See amet on põnev. Ta nõuab hästi palju üldist ühiskonna tunnetust ja suhestumist ühiskonnaga. Sest et korraliku disaini toote lõplik tulem sõltub hästi palju nagu sihtgrupist, kes seda tarbima hakkavad ja seepärast peab need hästi tunnetama. Disainiprotsessi lahkamisel, seal on nagu väga palju neid tahke, et on tõesti see analüüs on nagu üks osa sellest, aga nagu veel siuke analüüsi selline nagu süvendatud versioon minu jaoks nagu hästi põnev ja ka seikluslik on see nagu avastusfaas, mis tihtipeale ongi nagu see esimene disaini nagu liikuma panev jõud, kui sa nagu lähed ekspeditsioonile nii-öelda nagu info avarusse, otsima näiteid, otsima ideid, otsima nagu suunda sellele disaini ülesande püstitusele, mis sulle on nagu edastatud ja sealt võib leida nagu väga põnevaid selliseid nagu seoseid, intuitiivseid, täiesti teisest kontekstist pärit mingid leide, mis siis nagu käivitavad selle nagu reaalse nagu disaini idee nagu loomise suuna. Avastusfaas. Mulle meeldib kontseptsiooni loomise faas.
mis põhimõtteliselt on võib-olla siis järgmine faas sellele. Ehk siis, kui on korralik eeltöö tehtud nii-öelda defineerimaks, mida me tegema hakkame, et siis välja mõelda, kui palju, mida sinna lisada. Et mulle õudselt meeldivad ka näited sellest, kui on mingid suured objektid, kus tegelikult ei tohigi midagi lisada, kuna ta on ühiskonnas paigas, stiilis kas või nagu Prisma, et Prismast võiks teha ju Viru keskuse, aga tegelikult seda ei tohi teha, sest et Prisma on omas nišis ideaalne toode, lihtne, suure logoga, tagasihoidlik ja inimestele töötab. Aga samas nagu küsimus ongi, et kui palju nüüd lisada sinna mingisuguseid nii-öelda efektset esteetilist väärtust ja kuhu teda positsioneerida ühiskonnas, et kas ta on nagu high-end toode või siis pigem nagu kuskil mujal nii-öelda segmendis. Sa räägid doseerimisest? Doseerimisest nii-öelda jah, et leida see kontseptsioon just selle vahel, et kõik nagu oleks ilusti balansis ja toode hakkaks kõnelema. Ja et disainer on nagu DJ, tal on need equalizeri, need nupud, kus tuleb siis nagu keerata peale nagu rohkem siis nagu vunki, nagu millises kategoorias nagu tunne on. Ja lisaks sellele, et ta nagu on nii-öelda produtseeritud see kontseptsioon, on hästi põnev selle juures just leida see lugu sinna taha. Et mida see toode hakkab sulle rääkima, mida ta kõnetab. Sest iga kurv on psühholoogiline nii-öelda päästik, mis paneb käima inimestes mingi emotsiooni. Ja kui on ta ära nagu defineeritud, kus kohta me selle toote paneme, siis see lugu mitte ei räägita sõnadega, ei räägita tekstina, vaid see lugu räägitakse vormidena, nagu tants või mingi. Et need iga vorm, iga kurv, iga valgusti, iga läige, matt, värvid, nüansid, toonid, poolkraadid. Et need kõik annavad mingi sükse loo, mis siis lõpuks peaks kokku panema inimese inspireeruma sellest tootest. tootest. See on tore mõelda, et disainiprotsess on käsikäes, toimub selline nagu poeetiline nagu rännak kuskile nende toodete sellisesse nagu hõrku tullikkuse sellisesse tähendusliku maailma ja siis teise külje pealt toimub selline nagu insener-tehniline selline nagu analüütiline, kalkuleeriv, läbinägelik lähenemine protsessidele. Nii, mina rõhutaksin, kuna disainist on nagu palju juttu olnud, et siis ütleme geniaalset toodet, kui võib-olla niisugust nagu tarbija ühiskonnast pärinevat, ma isegi nagu välja siit nagu ei tooks praegu. Et minu jaoks nagu selline nagu väga paeluv, erutav valdkond pigem on selline hästi puhastunud, hästi ballasti ja isegi nagu eelmise teemale nagu vastukaaluks ilma selle siukse nagu taustaloota esemeline maailm, näiteks nagu on täpselt kalibreeritud võib-olla mingid kirurgilised instrumendid, mille vorm ja kuju on absoluutselt tingitud inimergonoomikast ja seal ei ole mingit lugu ja mingit jutustavust, kõik on nagu väga pinges, väga täpne, väga kalibreeritud, et see on ühtepidi nagu selline disainimine, mis on tehtud ilma sellise nagu esteetilise panuseta, aga kokkuvõttes ta ülimalt esteetiline auditav. Jah, et selles mõttes ma olen nagu nõus, et kui on väga hästi nii-öelda funktsioonist tulenev pragmaatiline disain, et ta võib nii-öelda undisain, et siis ta on võluv nagu omal moel. Et selle vastukaaluks mulle jälle meeldivad sellised story'ga disainid, et ma ise fännan õudselt Bang & Olufseni disaini ja seda, kuidas ta tekib, et on mingid lihtsad tooted, millel on siuke väga kunstiline lähenemine või siuke.
kui klient astub uksest sisse, siis tihtipeale tal on jah mingi mõte. Disainikeeles nimetatakse seda probleemiks, aga see on jah, see ütleme selline nagu vajadus, soov. Aga see on tal täpselt sõnastamata, vormistamata, see on pilla-palla ja tihtipeale siis ongi nagu hästi oluline ja vajalik, et ta usaldaks disainerit. Ja kutsuks disaineri tegelikult nagu meeskonda nagu hästi algfaasis. Ja siis hakatakse ühiselt koostama tegelikult niisugust nagu briefi või lähteülesannet ja seda kliendi siis vajadust, soovi, probleemi sõnastama ja täpselt fokusseerima, et see on väga vajalik, et disaineri juurde ei tulda sellise nagu võib-olla oma peas nagu liiga valmis pusitud asjaga, mis on mõnikord läinud tõesti lappama või mingis suunas, mis oleks võinud olla nagu olemata, kui seda oleks algselt saanud teha nagu ühiselt nagu pead kokku pannes. Sest ma nagu nõus, et disaineritel on hästi palju erinevaid tööriistasid, millest minu üks lemmik tööriistasid on äkki brändi puutepunktide ratas. Sellise jõhkra eesti keelde tõlkega, aga idee on selles just, et üks toode või teenus peab olema terviklik. Ehk siis kui kliendil tekib mingi mõte, ükskõik mis valdkonnas siis on, ta tahab uue teenusega tulla, uue tootega, et siis oluline on see, et ta teeb seda toodet või teenust teistele inimestele ja iga nii-öelda nüanss või aspekt, millega inimesed kokku puutuvad selle teenusega, on see siis koduleht, kus sellest teenust tutvustatakse või toodet, või on see telefoniga vastamine või kust iganes, et see tegelikult kõik nagu määrab rolli ja just mille pärast kutsutakse brändi puutepunkti rattaks on see, et ratas saab täis ja klient peab tagasi tulema. Ehk siis sellepärast on hästi oluline lihvida kõik nii-öelda kohad, kus inimene kogeb seda, mida talle pakutakse võimalikult perfektseks. Et inimene tagasi tuleks ja tahaks uuesti tarbida seda. Ja siis see teeb kõik rõõmsaks. See teeb kliendi rõõmsaks, kuna tal hakkab raha tulema, inimesed tahavad uuesti tarbida. See teeb meid rõõmsaks sellepärast, et inimestele meeldib see toode. Ja nad tahavad seda uuesti tarbida ja sellepärast on hästi oluline, et me oleks nii-öelda võimalikult varajases faasis sellega seotud, et me saaks ise ka võimalikult palju aimu sellest ärimudelist, et mismoodi see ratas tööle panna. See on kaadritagune tarkus. Jah, et see lõpuks paneb selle nii-öelda tööle nii kliendi kui meie jaoks, et klient ei pea kõike teadma ja me koos kliendiga saame siis kasutades erinevaid tööriistasid tuletada selle protsessi, kuidas sünniks siis ideaalne toode või teenus. Klient, kui ta nüüd on lahendanud ära selle brändi puutepunktide kogu selle nagu tervik teema enda jaoks, siis ütleme eelis need tööriistad on nagu disaineritele teada. Ja eelis siis selle kliendi jaoks, kes tuleb disaineri juurde, on hästi suures plaanis aja efektiivsus, ta säästab ajas, ta lihtsalt nagu ei pea oma peas liiga palju nagu ragistama neid teemasid, kui tal on võimalik nagu reaalselt panna tööle mingid toimivad mehhanismid, mida disainerid nagu kasutavad ja talle soovitavad oma selguse nagu saavutamiseks.